kes oli Maita kui teile? Kolleeg eelkõige. Võta seal nende nägude vahel on Maita kui raamat. Seal ma olen kirjutanud Angela arvestuse soovil. Ja kui oli veel kirjutas, ma sain aru, et ma ei tunnegi Maita kui nii palju, kui võiks tunda. Aga tähendab, ma kordan seda, mis ma seal ülikooli saalis ütlesin, et oli üks tõsine hullumeelne, kõige paremas mõttes. Loomulikult ta oli ambitsioonikas, ta tahtis igal pool ennast maksma panna ja väga paljudes kohtades pani ka, aga ta tegi ka palju. Ta oli muidugi enda vastu väga nõudlik ja ta oli õppimisvõimeline. Ka siis, kui ta töötas, ta oli õppimisvõimeline. Et see, et ma nüüd lõpetasin kooli ja nüüd ma olengi täis tark ja nüüd teen, ei. See tahab kogu aeg juurde õppimist ja selles mõttes ta ennast kogu aeg täiendas. Loomulikult ta oli karm. Aga tal oli veel üks niisugune, tähendab, mulle nagu silma torkas, kui me tegime 84. aasta, noortepidu ja läksime lõunaaeg Virusse sööma. Aga Virus oli show, mida tema tegi, eks ole, peale selle oli see rahvuslik peierite show seal ja taastuks lihtsalt, tervist, aga mitte ainult niisuguse lipsukandjatele, vaid see käis ka uksehoidjale, kartulihoidjale, kui koristaja juhtus koristama, kõigile öeldi tere. Et selles mõttes ta nagu ei pidanud niimoodi, et ma suhtlen ainult, eks ole, nendega te olete kuskil madalam vess. See oli minu jaoks nagu väga huvitav tähelepanek, eks ole, et kõik olid selles mõttes nagu võrdselt tuttavad, kõigile öeldi tere. Aga samas jah, tähendab otsa raamustust, kui sa loed seda, kui sa oled lugenud juba, et kui noortepeol tema tahtis, et kõiki neid nimetatakse assistente, aga ministril ju antud mingi teine, kuskil kommunikatsiooni auk ja ministri ei hakanud lugema. Ta ütles, et ütle neid, aga tal ei olnud neid nimesid. Ta ääres mikrofoni kõrges, kuradi loomaarst, ma loen ise. Kogu väljak kuulis seda. Et ta oli taltsutamatu teatud mõttes. Et seda ma ei tea, kus me esimest korda nagu kohtusime. Loomulikult ma nägin teda loomulikult 75. aasta peol, kui ta oli Aastal assistent ja pani mööda väljakut vist välja edasi-tagasi nagu põdrapull, noor põdrapull. Nagu kõige suuremad me puutusime kokku, kui 82. aasta noortepidu. Ma olin tal assistent ja poistetantsude üldjuht ja tegime stsenaariumit. Ja siis me mõlemad suitsetasime. Ma nüüd mingil ajal ma jätsin suitsetamise maha, see on nüüd siit näha niimoodi. Aga siis, kui ma sealt ära tulin, me õhtul istusime ja hommikul, ma ei tea, 9 või 10 aega sõitsin tagasi Õismäele. Ma 3 päeva ei teinud suitsu. Siis tuli ahel suitsetaja, kui ta nukast tööd tegi. Eelmine ei lõppenud veel, kui uue pani juba põlema. Ja see nagu tema see, et see peab nii seisma. No ei seisa, peab, mina ütlen, et peab, siis peab seisma. Ta teeb selle ringi sinna, siia läheb 12 rühma. Mina ütlen, et 12 minu nägemuse järgi ei mahu, ma pole küll matemaatika, aga ei mahu. 8 ma arvan, 12 peab mahtuma. Me tegime muud teha, kutsume köögist abi. Naine Elina oli ta matemaatikaõpetaja. See ütleb nii, et diameeter, ei. 8 rühma maksimum, 12 mitte mingil juhul. Ja tema see, et kui ma tahan nii, siis see peab nii olema. Kusjuures tegelikult oli teil väga hea huumorimeel. Aga ta oli ka natuke teistsugune huumor, ta võis niisuguse kniivi panna kui siit külje pealt niimoodi, et sa ei saanud minuga arugi, tükk aeg hiljem saad aru, mida see tähendas. Väga kahju on sellest, et ta ei saanud ise realiseerida 99. aasta pidu, kus oli see vagude kõndmise pidu. Tegelikult oli tal mõte ju ise kõnda. Tähendab, need vaod kõik ei käe, aga tema viimase vao kõnnab ise. Ja teed tulevad sirgetaod, aga see viimane, mis tema teeb, tuleb jonksik. Et ta veel ei ole oma teed leidnud. Et milline hinnang oma tööle, eks ole, seal niisuguses punktis anda. See näitab ikkagi väga tugevat kriitikameelt või niisugust analüüsivõimet. Või et näiteks see, et pealevasta ratsutab hobusega staadionil. See oli enne kuulmatu.
loomulikult oli nii palju noorem, eks ole, ja sellega tõstis ta ka ennast nagu ikkagi teisele tasandile. Mõni tagasihoidlikum oleks kellelgi kutsunud sind ratsutama, oleks spetsiaalselt ratsutamiskooli, tegin ratsutamise selgeks ja läks ise. Mis on tegelikult hoopis teise mekiga, ka pealtvaatajale. Vau, pealevaaste ratsutab ise. Vinge vend oli, vinge vend. Kui te saaksite kõrvalt vaatajana võtta Mait Tagu elutöö kokku ühe lausega, siis kuidas see kõlaks? See võiks olla niimoodi, et tulin, nägin, võitsin ja läksin ruttu ära. Ma soovin edu Mait Tagu aasta tähistamisel ja ma looban, et sellest filmist tuleb üks niisugune tõsiselt hea film selles mõttes, et hästi palju erinevaid nurkasid tuleb sealt Maidust välja. Edu teile!